Vestlussaade Vaba Sõna. Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes. Tere tulemast kuulama vestlussaadet Vaba Sõna. Stuudios on Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets. Täna tuleb juttu Tartu Vanglasaarest, Hispaania pagulaskriisist ning olukorrast presidendi määramise rindel. Evelin, värsked uudised suvel sellest, kuidas Tartu vanglas elu hakkab olema, millised on reeglid, mida võivad nad tarvitada, kui palju sugulasi võib külas käia. Aita siis ka meie häid kuulajaid, et millised kenad reeglid on välismaa, kuidas ma nüüd ütlen, peaks õige termini leiutama, kellega siis ikkagi tegu on, mul ei ole veel paigas. Mina nimetan seda lihtsalt vanglasaareks, piltlikult öeldes Eesti muudetakse Euroopa vanglasaareks. Kes need vangid siis on seal? Ja tere ka minu poolt ja tõesti nüüd on värske uudis, et kolmapäeval panid Eesti ja Rootsi paika reeglid, mille järgi Rootsi kinnipeetavaid Tartu vanglas hoitakse. See siis reguleerib muuhulgas vangide riietust, ligipääsu telerile ja elektrile. Ja huvitav on see, et kui ER kirjutab, et vangid ise ei saa valida, kas tulla nii-öelda Tartusse või mitte, aga paljud on näidanud üle huvi, eks ole, ja siis Õhtuleht kirjutab seda, et aga nad ei saa küll valida, aga nad saavad otsuse vaidlustada ja juba halabki üks Rootsi kodanik, et tema vend, kes ei oska isegi, kujutage ette, isegi inglise keelt, nähtavasti rääkimata rootsi keelest, on saadetamas Eestisse ja vaesed lapsed nüüd ei saa oma tubli isa näha ja et oi, milline häda. Ja muide, ega siis Rootsi vangid ju hakkavad tulema siia lähipäevadel. Augustikuus, esimesed 200 juba. Aga see, et lapsed ei saa näha, küll nad saavad, sellepärast, et siin ongi üks suur kala peidus. Ja vaata, kui Pakosta ja kompanii midagi räägivad, siis tuleb alati panna, ütleme, 5 korda seda riski juurde. Tartlased kardavad täitsa põhjusega, et kui sugulased hakkavad neid külastama, et siis tuleb väga kahtlane seltskond Tartusse. Ja nüüd see sama näide, et lapsed tahavad kangesti issit näha, tihtipeale need lapsed on ka 20 aasta vanused ja juba ka käivad näiteks narkokurjategijast issi jälgedes, ehk siis need perekonnad Rootsis, kes saavad sotsiaalabi, see on minu prognoos, vaatavad, et kuulge, Tartus on korterid nii odavad, võtame seina seest Rootsist raha välja, sotsiaalabi, lähme üldse Tartu elama, et saada kord kuus oma narkokurjategijast papaga kokku ja nad hakkavadki kolima Tartusse. Jah, ja nagu sa ütlesid, tõesti vangile on tagatud vähemalt 1-2 tunnine kohtumine kuus ning kord poole aasta jooksul pikem kokkusaamine, mis võib kesta 24 tunnist, kuulake nüüd, 3 ööpäevani. Ja nüüd, kui hakata arvutama, et meil on 600 vangi, igaüks tahab korra kuus saada kokku oma sugulastega, see teeb kuus juba 600 kohtumist, pluss poole aasta jooksul see 3 ööpäeva pikkune kohtumine, siis tegelikult see tähendab 600 vangi külaliste majutamist, ringlemist, meelelahutust, Tartu ruumist, restorane. Just restoranis ja tänavatel ja võib-olla hakkamegi nägema neid horde siin. Aga tekib ökosüsteem. Ega Tartu on niigi pruuniks värvitud, et Tartu Ülikoolile, kes siis toob igast maailma nurgast sisse. Nii nagu ka Tehnikaülikool on värvunud lihtsalt 3. maailma ülikooliks paljuski visuaalselt. Et siis nüüd tuuakse siis ütleme tuhandeid inimesi sinna tiirlema, sest ega siis kogu aeg ei käi samad sugulased. Moslemi perekonnad on tihtipeale väga suured, 5-10 inimest ja miks siis tädid ei või vaatamas käia, miks ainult emad, isad ja lapsed võivad vaatamas käia, sõbrad äkki ka, mis tähendab, et see ökosüsteem võib paisida 5-10 tuhandeni, kes muudkui voorivad Tartu vahet ja siis avastavad, et kuulge, see on nii
vaikne korralik rinne, et siin ei müüda narkotki õieti, et leiavad endal uue niši ja nad on rahvusvahelised, moslemid ei tunnista siin mingid riigipiire, neil on tähtis ainult need võõramaalastel, kust nagu sotsiaalabi kätte saab ja siis nad tiirutavad mööda Euroopat, loovad narkovõrgustikud, ka relvasmuugeldamisvõrgustikud, üks jäi Pärnus muide vahele, kes oli väga laia haardega relvakaubitseja ja narkokaubitseja. Ja tuletame meelde, et Isamaa on aidanud Tartus võimule Reformierakond koos Eesti 200-ga viib ellu seda vanglate rendilepingut ja muide toetab seda, ütleb. Toetab, viib ellu ka, aga võtame siis selle näite, et me ka oleme öelnud, et kui saame võimule, et tühistame selle lepingu, aga lepingutel on ikkagi mingid tingimused ja seda ei saa lõpetada päevapealt, vaid Rootsile tuleb aasta ette teatada. No ja Isamaa on jälle nõrk lüli, et on kuulda, et nemad hakkavad jälle pooleterameest mängima. Aga kui me praegust näiteks teatame Rootsile ette, et kui EKRE saab võimule, et siis me tühistame selle lepingu. Rootsi peaks juba arvestama, et valimised on 12, on meil seal märtsikuus 2027, et siin on ka 6 kuud minna ja pärast, ütleme poole aasta pärast võiks juba. No see aastane ette teatamine on talutav isegi, et loomulikult peab ju siis kuidagi oma kotid kokku pakkima ja saatma eralennukid, Rootsi vanglalennukid ette, siis neid 200 pakkima hakkama, Rootsi peab jälle meile mingid kohad leidma üle rahvastatud vanglates. Aasta on normaalne, peaasi, et see ära lõpetatakse. See on oluline. Ja tegelikult ei aita ju Rootsit see, et me võtame 600 vangi vastu, vaid see Rootsi vangide probleem on ju kasvav ajas. Täna on neil 600 kohta puudu, homme on neil juba 1600 vangla kohta puudu, et nii nagu nad seda immigratsiooni ellu viivad oma riigi pinnal, nii nendel ka see probleem kasvab ja nüüd juba teises põlvkonnas, varsti 3. põlvkonnas. Ei no Rootsi muutub islamiriigiks, sest seal on tulevikus vähemalt pool islamiusulisi, kui see demograafiline trend jätkub. Sama kehtib Inglismaa ja suurlinnad on juba üle võetud, ehk me räägime sellest, et Euroopa islamiseerub kohutava kiirusega ja mina ütlen ikka selle kohta, et kui mõned räägivad, meil on tehisaru ajastu, progressi ajastu, tehnilise progressi ajastu, ei, me liigume keskaega ja mitte Euroopa keskaega, kus olid ka ilusad kirikud ja ei, me liigume islami keskaega kõige kohutavama kiirusega šariaadi riigile. Aga seal minu meelest hakkabki lahenema see vanglapindade puuduse probleem, et esiteks nad nii naljalt vangi kedagi ei pane, nad loobivad kividega surnuks ja samaks paljud need asjad, need mingid aumõrvad näiteks, need ei lähe ju üldse mingi paragrahvi alla. Nende demograafia juures see kõik on ikkagi marginaalne, et vaata, eurooplased ju toidavad neid nagu mingisugused väikesed lehelinnukesed, kes topivad käopoegadele toitu suhu, kuni käopojad viskavad lehelinnukese pojad pesast välja, et pole paremat kujundit kui käopoja lugu. Et eurooplased visatakse enda pesadest välja ja nende enda lapsed hirmutatakse kodunt minema. Muide, nad veel kurnavad surnuks oma vanemad. Ka need lehelinnukesed. Ühesõnaga, jaa. See käopoeg on 3 korda suurem vahest, kui tema nii-öelda kasu on. Tegelikult on tegu moodsa orjusega ja Euroopa keskaega tõukamisega, nii et unustage jutud uuest Põhjamaast kui mingisugusest toredast. Uus Põhjamaa oli 50-ndatel, 60-ndatel veel. Rootsi oli päris kena kanti ja rikas ja ka immigrantide vaba. Ehk siis nüüd on päris põrgu lahti ja südalinnast tulistatakse inimesi surnuks. Et kas me seda tõesti tahame uue Põhjamaa sildi all. Aga ma tahaksin veel korraks nende olmeliste detailide juurde minna, et küll käis kaklus, et millist mokatubakat nad võivad kasutada ja öeldi, et muidugi võidakse kasutada ja siis nad peavad Rootsi vanglariietes käima, et siis täiesti istutatakse võõra riigi reeglid sinu riiki ja ma ütlen, et toimubki vaikselt spetsialiseerumine, et kui me seda ära ei peata, siis arvestades seda, mida sa ütlesid, et Euroopas läheb olukord aina hullemaks islamiga, siis öeldaksegi, et kuulge, pange Viru vanglasse, pange Tallinna vanglasse ka, et iseeneslikult tekiks see, et meie spetsialiseerume vanglatele ja islami prügikastiks olemisele. Ja, et kui meie vanglates on keelatud nikotiini tooted, siis nüüd kompromissina saavad osta Rootsi vangitee poest nikotiinipatju ja plaastreid ja muide,
pärast seda, kui Rootsi vangidele tehti neid leevendusi, laieneb hiljemalt, kuulake nüüd, kadripäevaks ka Eesti vangidele see võimalus nikotiinipatju soetada, et väga huvitavalt ER vahendab seda uudist, et teate, et Eesti vangidele laieneb ka see võimalus hiljemalt kadripäevaks, nii et head vangid, oodake kadripäeva, saate kadripäeva tantsu tantsida ja nikotiini padjakesi muidugi, muidu oli suitsetamine keelatud, nüüd on siis lubatud nikotiinipatjade näol. Aga veel üks kõhedust tekitav info oli see, et 6 miljonit on juba eraldatud selleks, et nende terviseprobleeme lahendada, ehk siis juba maru kasulik pidi olema see kõik ja juba 6 miljonit kaob nagu musta auku. Et see pidi Eestile tegelikult olema mingi, ütleme, superkasulik projekt, inimesed saavad tööd, Rootsi maksab, pangid on kinni, kõik on super ja nüüd tuleb välja, et juba on vaja, muide, ka veel see teema, mitte ainult tervishoidu ei ole vaja 6 miljonit lisaraha, vaid juba ligi miljon pandi ka hakkama selleks, et kohandada neid vanglaruume Rootsi vangidele, no ma ei tea, mis see siis tehti, maaliti neid islami sümboleid seina peale või mida. Meil on tegelikult nii suur oht massi sisserände osas, et Tartu vangla oleks võinud olla just see nagu tagavara koht, et juhul kui peaks midagi juhtima, sest nüüd me näeme, et juba sadade kaupa leitakse Eestist üle Läti piiri tulnud immigrante, vahel on ju vaja nädalaks neid kinni panna, kuni otsida neile koht, kuhu edasi viia. Praegu on pidevalt see probleem, et pole ju kuskile panna ja see asi võib ainult hullemaks minna. Võib juhtuda ka, et Venemaal tekib piiride maha jooksmine ühel päeval, kui Venemaa satub sisesegadusse. Meil on neid tagavara hoiukohti vaja inimestele. See on nagu naeruväärne, et me kuuleme, et illegaalsed piiriületajad püütakse kinni kuskil Nõmme linnaosas, kuskilt, ma ei tea, kuskilt Tartust või, et halloo, kas meie piir on nüüd Nõmme linnaosas või? Miks nad seal püütakse kinni, miks piiril ei püüta kinni? Ikla piiripunktis on kohvik, tore kohvik piiripunkti asemel, vanem oli seal 10 aastat tagasi kohutav hulk viinakaste, mida siis viinaralli käigus tassiti, et see on siis sümboolselt Eesti piir, see, mille üle me kunagi nii uhked olime. Aga Evelin, me lähemegi kohe edasi Hispaania pagulaskriisi juurde pärast väikest pausi. Vestlussaade Vaba Sõna. Vaata lisa uueduudised.ee. Oleme stuudios tagasi, Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast ja elust. Jah, Evelin, need tohutult dramaatilised pildid Ceutast ehk Hispaania enklaavist teisel pool Gibraltarit olid ikka masendavad küll, et meenutavad 2015-16 aasta pagulaskriisi. Mäletad ikka, kuidas 10 000-lised kolonnid lihtsalt marssisid mööda Euroopat, piire poleks nagu olnudki. Ja kui vaadata, kuidas nad ju käituvad, kuidas nad lõhuvad, loobivad kohalike kividega, et tegelikult jääb mulje, et sul on nagu mingi sõjavägi peale saadetud vallutajad, relvi neil ei ole, aga milleks sul relva, kui ka kohalikel relvi ei ole, piisab ju kivist või mingist puupulgast, et annad vastu pead ja võtad ratta ära näiteks. Ja kohalikud on võtnud seal nagu korra valvamise enda kätte, kuigi toodi ka sõjavägi sisse olude sunnil, mõtle, kui seal enklaavis on üldse 60 000 elanikku ja tuleb 60 000 sisse, siis on ju kohutav, nad rüüstasid maju, olukord oli täiesti vapustav, aga siis kohalikud, kuna riik neid ei kaitse, võtsid siis patrullimise juba enda kätte, et nii hakkab tulevikus Euroopas mujal ka juhtuma, et tuleb rahva omakaitse ja
midagi ei ole teha. Ja, et ma ei tea, kas ma jäin vaatama ühte videot kauemalt, kuidas need immigrandid või näha on need aafriklased kohalike pensionäre treppidest alla lükkavad ja kuidas nad nii-öelda mööda minnes löövad naisele rusikaga näkku, et naine kukub selili maha. Et mina kujutan ette, kui sellised asjad nüüd ka lõpuks Eestisse jõuavad, sa peadki olema relvastatud või kui sa ise, pensionär, sa ise ei suuda ennast ka relvaga kaitsta, sul peavad saatjad olema. Otse loomulikult, et Euroopa viiakse sellisesse kriisi, ehk ta tegelikult ongi kriisis, et meil lihtsalt peavoolu siis desinformatsioonikanalid, kes miskipärast ajakirjanduseks nimetavad, lihtsalt ei kajasta seda, mis Saksamaa raudteejaamades toimub. Mõelgi inimesed saavad pidevalt nuga oma enda raudteejaamades. Tundub, et seal peaks olema automaaturid väljas igal pool, kes valvaksid ronge, busse, kõiki kohti. Ja hiljuti tuli ju välja ka statistika, kus just Suurbritannias on ligi 200 000 tüdrukut alaealist sattunud, ma ei tea, mingi aja jooksul sellise massivägistamise ohvriks, et grupivägistamise ohvriks, et kujutage ette, et lapsed on täiesti kaitsetud. See meenutab mulle juba seda, kuidas Punaarmee tungis Saksamaale, siis ikkagi miljoneid saksa naisi vägistati, et tõelised elajad saabusid, kes laastasid kõik oma teel. Et see oli vallutus, see oli tankidega, see oli sadistlikust Stalini orjariigist tulnult. Ja näed, 21. sajand, mida esitletakse progressi sajandiga, on samasugune. Ei kaitsta oma tütreid, ei kaitsta oma naisi, on sisuliselt nagu orjastamise faas, kus isegi politseil keelatakse uurida neid jõhkraid massivägistamisi Inglismaal, Iirimaal, see ajab lahva lihtsalt nii marru, aga ma ütlen, et see probleemistik ei lähe paremaks, sest ka nii-öelda vaikne imbumine väljaspool seda Ceuta kriisi on miljonite kaupa, miljonid ja miljonid pressivad sisse. Kõik eeslinnad on moslemiseerunud, et kes ikkagi on natukenegi kesklinnast välja läinud Stockholmis, Berliinis, Pariisis, Londonis, need ju näevad, et islamiseerumine on gigantne, mastaapne, kõike hõlmav. Aga kui me nüüd räägimegi sellest, et üks Schengeni liikmesriik ei suuda oma piire valvata, et mis see toob kaasa kogu ülejäänud Schengeni ruumis olevatele riikidele, et Itaalia, Hispaania ju hiljuti andis elamisõiguse ligi 500 000 illegaalile. Ja, legaliseeris nad ära. Sellepärast see kriis mingil määral puhkeski, sest saadi aru, et kui sa pressid ennast uksest sisse või lähed sinna rannale, siis küll need sotsid annavad jälle loa. Hispaania sotsid andsid 500 000 elamisload, neist saavad sotside valijad. Siis oli sellega seotud Hispaania ülemkohtu otsus, oli 1 päev või 2 päeva enne siis seda massilist rünnakut Ceutale. Nimelt siis ülemkohus ütles, et meritsi tulnud immigrandid, neid peab hakkama nagu menetlema, neid ei saa automaatselt tagasi saata. Ja muidugi käis see täielikus sünkroonis sellega, et toimus tohutu rünnak. See tähendas, et Maroko riigivõimud olid selle korraldamisega seotud, veeti autodega inimesi piiridele, inimkaubitsejad olid stardiks valmis, võtsid raha. Ühesõnaga, see oli äärmiselt organiseeritud, teistpidi see kaos oli organiseeritud, sest Maroko vihkab ka Hispaaniat sellepärast, et tal on juba keskajas saadik need Gibraltari väina kontrollimise enklaavid, eks. Ja ka meil on tegelikult tulnud kõne alla piirikontroll ja EKRE on kogu aeg rääkinud seda, et suveräänne riik peab kontrollima oma piire. Ja ma ütlengi, et tänapäeval ei ole mingi probleem mingi biomeetrilise passiga piiksutada ennast näiteks Ikla piiripunktist läbi. See võtab 3-4 minutit, nii nagu laevale minekul, eks ole, seal on väravad, piiksutad, passid on masinloetavad, see ei ole mingi hirmus keeruline asi, et nüüd me ei saa kusagile sõita, see on täielik jamps. Tähtis sellises kriitilises olukorras on piirikontrolli taastamine, sest Euroopa on raskes julgeolekukriisis, see on ka Venemaa tõttu muide. Ja Evelin, väga paljud Euroopa liigid ju tegelikult praegu valvavad piiri, sellest jällegi meie peavoolumeedia vaikib. Meile ju esitletakse seda nii, et oi, et kui me hakkame oma
piire kontrollima, siis me peaksime Euroopa Liidust lahkuma, et see on võimatu, piire ei saa kontrollida, aga lähed ja vaatad Euroopa Komisjoni leheküljele, kus siis on toodud ära, millised riigid on kohaldanud siis piirikontrolli. Näiteks Itaalia on siis kuni 1. septembrini kehtestanud piirikontrolli ja põhjuseks on siis oht avalikule korrale ja samas ka seoses hiljutiste sündmustega Hispaania autonoomses linnas Ceutas, et väga lihtne öeldakse, et probleem on, lahendame või võtame siis järgmine riik, Austria, mis toob siis põhjuseks Balkani rändeteedel olemine ja inimsmuugeldamise ja samas lisavad sinna ka Ukraina sõja, sest meie võiksime praegu otsekohe kehtestada 6 kuuks Ikla ja teistes piiripunktides valve, kuna on seesama Lätist tulnud migrantide mass, aga kes seda ei taha? Igor Taro ütleb, ei mingil juhul, seda me ei tee. Kristjan Michal ka, et see kahjustab Eesti huve. Et Euroopa Liidu suurim väärtus läheb kaduma, et üle piiride täiesti sirgelt kõndimine, vaat see on nende suurim väärtus, nii nagu massiimmigratsioon, nii nagu multikulti, et täiesti süüdimatud tegelased, kes lasevad, kes ei nõustu isegi kriisi ajal piiriputkat püsti panema. Ja ongi nii, et siis Austria on siis kehtestanud piirikontrolli maismaa ja jõe piiril Slovakkiaga ja maismaa piiril Tšehhi, Ungari ja Sloveeniaga. Ma lähen edasi, näiteks Norra, kes kuulub ka Schengeni alasse, temal on kirja pandud Vene oht, mille tõttu ta on siis pannud piirikontrolli peale, nad ütlevad Vene julgeolekuteenistuste sabotaaži oht, eriti energiasektorile ja samuti siis muretsevad ka nende piiride maha jooksmise pärast erinevates riikides ja Saksamaal endal on märtsist kuni siis septembrini 6 kuuks piirikontroll taastatud Austria, Taani, Hollandi, Šveitsi, Tšehhiga, mastaapne piirikontroll, ainult meil ei tohi teha. Ja muide ka Poola kontrollib siis maismaa piiri Saksamaa ja Leeduga ja Norral on piirikontroll, Rootsil isegi on kontroll maismaa piiril Taaniga ja kusjuures seda piirikontrolli, ajutist piirikontrolli saab siis pikendada kuni 2 aastani. Ma vaatan, et Itaalia vähe sellest, et kehtestas piirikontrolli Hispaaniaga, on Itaalial juba juunikuust tegelikult, kuni selle aasta peaaegu lõpuni kontroll siis Sloveeniaga maismaa piiril. Ja väga lihtne oleks seda kontrolli sisse seada. Vaadake Tallinna sadamat või lennujaama, kui kiiresti seal kõik käib. Et vaadatakse, et oma inimene lastakse kähku üle, seal on ju vastavad järjekorrad. Kui on tumedam tubakas, siis vaadatakse, et kas on äkki kahtlane immigrant, kas on Soome somaallane või on just üle Läti piiri tulnud somaallane, et neid saaks uurida, kontrollida, ehk ega siis ei pea olema vahitornidega see piir. Alkoholi müümist me saame piirata poodides, ei ole müüjal keeruline vaadata, kui inimene on üle 30 või alla 30 küsib dokumenti, samamoodi võib piiril vaatad, et on must või räägib teist keelt, aga minul tekitab see turvatunnet, et Eestil on piir, et mind on sügavalt häirinud, et seal on mingi viinapudelite ladu piiripunktides või siis lihtsalt kohvik, keegi kontrolli dokumente, see on riigi piirita riik, ei ole päris riik, ta on poolriik ja USA kuulus piirikaitse juht, kes siis tegelikult taandus sellepärast, vasakpoolsed märatsesid nii metsikult, et mõne ei sai lausa surma, siis ta on öelnud, et riigi suveräänsuse aluseks on üldse piirid olemasolu. No loomulikult on see turvalisuse nagu seisukohalt äärmiselt oluline, et kui kuskilt Nõmmel
püütakse mingeid immigrante kinni või et nagu illegaale kinni, no mis turvatunne sul tekib, et sa saadad lapse kooli mööda tänavat ja sa ei teagi, kellega ta kohtuda võib. Tegelikult see olukord, need pildid Ceutost, need tohutud massid, kes hulgudes jooksid, et Euroopa, eks. Ja siis mõned intervjuud andsid seal sõltumatutele ajakirjanikele, ütlesid, me tahame Taani, et ei mingisugused 20-sed kutid, me tahame Saksamaale, me tahame igale poole, eks ole. See näitab, et Aafrikas ei lõppe mitte ealeski inimesed otsa, kes tahaksid siin eurooplaste heaolule parasiteerima tulla, et võtta sul töökoha ära või siis narkoäri ajada või sotsiaalabist elada, mitte iialgi, kui me seda massi ei peata, on Euroopa 2 põlvkonnaga kadunud. Ja seda massilist piiriületust ju nimetatakse ka hübriidsõjaks, hübriidrünnakuks, aga mõelda vaid, et kui lihtne ja seda tehaksegi ju, et tuuakse Aafrikast lennuki täis immigrante, pannakse piiril maha ja mõtle, kuidas sa saad riiki kurnata, sa ei pea seda pommitama, sa saadad sinna ainult neid immigrante, kes laamendavad ja lõhuvad ja destabiliseerivad riiki, et politsei ja kogu sõjavägi on haaratud näiteks 60 000 migrandiga. Kas siis välispiir oleks kaitstud? Just, ja võtame kas Ukraina sõja, kas need riigid, kes on nii jämas oma immigratsiooniga, suudavad ka Ukrainat toetada sellises olukorras? Ei suuda ju, sest nad ütlevad, meil on niigi jamad. Ja sinna poole me liigumegi, kus Prantsusmaa ja teised ütlevad, et me oleme niigi jamas, liberaalid on meile põrgu korraldanud, meie tänavatel pussitatakse, põletatakse, et me peame ise endaga tegelema. See tähendab, et vähem jääb tähelepanu NATO raames Eestile, vähem jääb tähelepanu kogu idablokile, pean silmas Vene piiriäärseid riike, Poola, Baltikum, Soome ja Rumeeniani, Ukrainani välja, ehk siis nii kaua, kui riigid virelevad oma sisekonfliktides, on nad välispoliitiliselt palju nõrgemad. See isegi kehtib USA kohta, sest Trumpi oli vaja selle jaoks, et peatada 10 miljonite illegaalide ründamine, sest Ladina-Ameerikas ei saa ka vaesed mitte iialgi otsa, nad lihtsalt rüüstavad USA ära sõna otseses mõttes ja kui me Schengenit ei taasta võimalikult kiiresti, siis läheb laev põhja ja seda võib võrrelda veekindlate vaheseintega, et kui ikkagi välistekkidelt juba tuleb vett sisse, siis ikkagi laeval pannakse veekindlad tõkked peale ja laev ei lähegi põhja ja niimoodi mõjuksid ka rahvusriikide vahelised piirikontrollid, et kogu see metsik mass, olgu Türgist, Süüriast, Türgi kaudu või Süüriast või Aafrikast, peetakse ikkagi kuskil kinni ja keelduda tuleb ka sellest jagamisprotsessist. Ja nüüd see vale, et Ceutas kõik läksid tagasi, see on ju vale, sest praegu sõltumatud ajakirjanikud näitavad, kuidas nad seal mägedes konutavad ja paljud tuhanded saavad ilmselt asüüli. Ehk siis Euroopas on ju Trooja hobune, et kõige hullemad on sotsiaaldemokraadid, sest need on lausa hullunud maaletoojad, aga liberaalid tegelevad sellega kõik, et ja siis poolkonservatiivid lasevad ju ka immigrandid sisse Inglismaa näitel. No praegust püütakse ju ka seda Ceuta probleemi pisendada, öeldes, et kuulge, aga see ei ole ju mandril, see on seal Aafrikas, et seal on terve meri vahel, aga kuulge, Hispaania on Hispaania, et kui see inimene on saanud asüüli, kui neil on veel selline tore sotsiaaldemokraadist või lausa kommunistist. Pedro Sánchez, tõeline immigrantide maaletooja, 500 000, kusjuures need ei ole Hispaania probleem, sest Schengen on ju vaba, nad narkokurjategijad või kõrilõikajad leiavad just Põhja-Euroopast, et siin on palju tööd veel tegemata, et narkovõrgustikud ei ole üles ehitatud, kriminaalseid klanne on liiga vähe, ega siis loodus tühja kohta ei salli, kõik see ujub siia poole ka. Ja, sest vaadake, kui palju probleeme tekitasid ka Ukraina põgenikud, et meil varem ei olnud ju neid telefonipettusi, telefonikelmusi, et hiljem, kui need avastati, siis tuli välja, et just need keskused asuvad Ukrainas ja kogu see leevendusmeede lõi võimaluse siia igasuguseid neid grupeeringuid asutada. Ja, me oleme sellega ju kokku puutunud ja samamoodi, ega siis alles siis, kui Euroopa Komisjon ütles, et ärge ikka võtke neid kõiki teenistusealisi sõjaväelisi,
siis hakkas Eestis ka esimest korda rääkima, Taani keeldus neid desertööre vastu võtmast, me oleme suu valusaks rääkinud, et kas see on Ukraina aitamine või ei ole, see on Ukraina kahjustamine, kui te need võtate siia. Vaatan, et Rakvere keskväljakul käib viinapudel käes 40-aastane tugev mees, kes peaks oma kodumaad kaitsma. Selline lällamine käib nendes hostelites seal Tallinnas oleme märganud, selline röökimine käib reede õhtuti, mehed on, need Ukraina venekeelsed on ennast nii kotkaks joonud, miks nad oma kodumaad ei aita? See jääbki nagu kummaline tunne sellest, et miks nagu kahjustatakse Ukrainat, kui seda enam, et Ukraina on öelnud, et desertööre tahetakse rindele saata ja siis tulevad meil need lumehelbekesed, kes räägivad, et ei, et inimene ei pea sõdima, kui ta ei taha, aga no kuulge, kes siis sõdib, kui mitte keegi ei taha sõdida peale Venemaa, et anname siis, kingime ära selle riigi. Ja ei saada ka sellest aru, et see on inimkaubitsejate paradiis, kui Schengeni süsteem võimaldab üle Euroopa sõita. Ja kui sul on reeturid võimul, igasugused sotsid, eks ole, või Soomes on loota, et igasugused sotsiaaldemokraadid võtavad järgmine aasta võimu, siis algab massiline sissetung jälle. Ehk siis võtame kas või värske uudise, et Soome piirivalve ütles, et Soome tuuakse Lätist rongidega, isegi Lätist lennukiga Eesti kaudu merd mööda, ehk see on miljardi äri maffiale ja inimkaubitsejatele. Isegi mingisugused lapsemeelseid eestlasi on värvatud selleks, et sõida autoga ette, võtta inimesed peale, alles oli selline uudis, et meil sisuliselt lastakse üüratutel maffiakorporatsioonidel teenida miljardeid Aafrikast ja pagan teab, kus pärapõrgust inimeste maale toomisega. See on impotentsus, riigivõimu impotentsus, et sellised tarod tuleb lihtsalt päeva pealt lahti lasta, kuigi meil on vaja kevadeni vastu pidada kuidagi temaga. Aga Evelin, see on karm hoiatus, mis toimumas on ja perussoomalaised on öelnud, et kui sotsid tulevad võimule, siis algab tõeline massiimmigratsioon, et kas te seda tahategi? No kuskil peab see asi lõpuks ära lõppema, et mingi, ütleme, et igasugune probleem saab lõpuks mingi tipu, kus ta murdub või et mis siis tagajärjed on, et kas siis järgneb lõputu kaos ja veel suurem inimohvrite arv või siis saab seda kaost ära hoida? Ja, Evel, pärast väikest pausi räägimegi sellest, kuidas kaost ära hoida. Vestlussaade Vaba Sõna. Vaata lisa uueduudised.ee. Oleme stuudios tagasi, Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast. No nii, Evelin, presidendivalimiste rong või on see kaarik või on see mingisugune hoburakend ühe väsinud kronuga liigub kuidagimoodi edasi, aga see liikumine on vaevaline ja kummaline ja karikatuurne. Kuidas sina praegust olukorda kirjeldaksid? Ma arvan jah, et tegu on pigem sellise pimesiku mänguga ja nähtavasti ongi probleem, kuna ei ole sellist favoriiti, keda siis kõik toetada tahaksid ja aeg-ajalt loed lausa naljalugusid, kuidas Õnne Pillak arvab, et ka EKRE hakkab üle Madist toetama, siis jälle tekib see küsimus, et mis tablette ta tarvitab, et meil on ju, EKRE-l on ju oma kandidaat olemas, et kuidas saab nii rumal olla või see on mingi spinn, et me sellest räägiksime, aga kui ma nüüd vaatan neid kandidaate ja mõtlen kogu selle eelneva teema peale, et tegelikult on ju Ülle Madise, kes nüüd on vait ja kõik leiavad, et see pole õige, et on vait, kuna tegu on ju õiguskantsleriga, ta peaks oma ametist taanduma, kui ta tahab kandideerida, muidu tal tekib selline huvide konflikt, et tema, kes ta teeb järelevalvet Riigikogu otsuste üle, et korraga peab ta siis nii-öelda oma ja kontrollitavaid minema manguma ja paluma omale siis toetushääli. Ja minu meelest ei ole õige ka see, et ta on vait. Ütle siis ära, et sa ei kandideeri, aga ta on vait. Nii nagu ta alati olulistel olukordades
olulistes olukordades on olnud, ma mäletan, oli veel üks teema siin paar aastat tagasi, teda ei ole kadunud. Mis teema see oli? Ikka Mihkelsoni teema või? Lastega seotud. Vaadake, ta on laste ombudsman ehk laste õiguste kõrgem kaitsja, aga Mihkelsoni juhtumil ta lihtsalt oli vakk. Ta oli vakka, ta on näinud neid pilte, kui hull see on, et Eestis ei ole naljalt ühtegi ametnikku, kes mingit õudust nähes ütleks, et mul on mõõt täis, ma astun tagasi. Ma keeldun selles mängus osalemast. Neid on üksikuid, aga põhimass mängib kaasa, kõige tähtsam on nende väikene karjäärikene ja sama kehtib Ülle Madise kohta, et tähtis on karjäärikene, kas ta Covidi ajal tohutute põhiõiguste rüüstamise ja ülesõitmise peale reageeris? Ja ei reageerinud ja see oli ka veel lõpus seik, et kõik siis ootasid, et Ülle Madise peab nüüd paar päeva, siin oli esmaspäeval, pidi puhkuselt tagasi tulema ja siis pidi nagu olukorrale lahendust tulema, et kas ta siis kandideerib või mitte, aga siis Postimehele antud kommentaaris tõdes Madise, et tema käest pole keegi nõusolekut küsinudki. Ja selle minu eelmise mõtte jätkuks, et me räägime mõnes järgmises saates ka sellest, kuidas USA uurimised on viinud selleni, et kuidas menetleti tegelikult siis koroonakriisi ja milline kohutav valede kogum see oli, kaasa arvatud siis nende viiruste võimendamine laborites, kes on USA valitsuslehekülgedel juba olemas, nii et asi on tõsine, see ei ole sugugi kellegi spekulatsioon ja siin me toomegi näite, et meie ustavad jüngrid ju surusid alati igasugust kriitikat tagasi, toetasid põhiõiguste piiramist kõigi vahenditega. Ja Ülle Madise on ju valitud Reformierakonna poolt, et tegelikult kes valimispettuse läbi viib, piltlikult öeldes, kes korraldab mingisuguse afääri, olgu see Prigožini afäär, olgu see Stromiranna afäär, olgu see mingi suvaline pettus, mis on siin ajast aega olnud või mingi teesklemine, R-hooldus, see valib ka endale ustavad õiguskaitsjad, sellepärast Eestis ei toimi korralikult võimude lahusus. Reform nimetab riigikohtunikud, kes pilastavad abielu. Reform nimetab Riigikogu kaudu õiguskantsleri, kes on vait. Ülle Madise peamine funktsioon on olla vait, lasta Reformierakonnal teha mida vaja, natukene siis natukene torkida hästi õrnakeselt. Sisuliselt on tegu ustava inimesega, nii nagu Karis oli täiesti ustav Reformierakonna inimene, tema poeg tassis isegi seda ämmakapi raha reformile, aga piisas paarist lausest, mis ei sobinud ja ta lendas maanteekraavi jalahoopidega. Jah, et nähtavasti oli juba valmis vaadatud Karisele asendaja Ülle Madise näol ja Kristina Kallas on siis tulnud oma rehkendusega välja. Ehk see tähendab seda, et on kokku lugenud kõik Riigikogust võimalikud saadavad hääled, tuletan kuulajatele meelde, selleks, et president valitakse ära Riigikogus, on vaja tal 68 poolthäält ja vahest elu on kummaline lõbus ja tuleb välja, et Ülle Madisel on Riigikogus 67 toetushäält ehk siis 3 erakonna peale Eesti 200, Reformierakond ja sotsid ja tegelikult on neil siis 63 kokku ja siis mõned aknaalused ka, et jääbki justkui nagu üks hääl puudu. Aga äraostetavaid on ju seal Riigikogus palju, nii et vaatame, kas keegi laseb ennast ära osta. Selle nimel lähevad hammasrattad tööle. Igal juhul Lehtme partei, kelle toetus on 1. Koma on siis kuningategija Eestis. Jaa, aga ikkagi see äraostmisega on alati need, et kes pakub rohkem ja ega siis ostetava peale ei saa ju alati kindel olla ja siin tekib ka see küsimus, et kas
Ülle Madise on nõus oma nahka viima turule ehku peale, ehk siis peab taandama ennast õiguskantsleri kohalt ja lõpuks jääb kõigest ilma, kui ei saada hääli kokku. aga see on pokkerimäng, eks ole, selle ma ütlen, et oleme siin tagasi, et nõme pokkerimäng on presidendivalimistest tehtud. Kusjuures halb on ka see, et näiteks ühtegi, kes siis loobus oma nimega, me ei saa öelda, et ta oli presidendikandidaat, ta oli nõus mingitel asjaoludel ennast kuskil üles panema, tõeline kandidaat tegelikult. Ta oli nõus, et teda pannakse üles, kui on vajadus. Kui on vaja, aga see ülespanek nõuab ka 21 häält ja siis, aga lugu on selles, et jällegi see sama kiirustamine, mida on ka eksperdid öelnud, et käib rahmeldamine, kiirustamine, sahmerdamine ja udutamine, ehk siis tegelikult inimene nagu tuli üsna ootamatult ise ka selle mõtte peale, Riho Ühtegi, ja siis mõtles nagu sõjaväelane, et ega ma ei saa olla ka mingi nõrgukene, teen veel tervisekontrolli ära ja siis ise avalikustas ju üsna suure aplombiga, et ma olen haige. Kas seda kõike varem ei oleks saanud teha, ütleme 6 kuud tagasi ja mitte niimoodi, et viimasel hetkel hakatakse siis tervisekontrollis käima ja arutama, kas ma siis üldse kõlban ja mis siin toimub ja kas ma üldse presidendiks. Selles mõttes ongi just see sama, millest me kogu aeg räägime, et presidendivalimiste korda tuleb muuta. Ja see peaks käima nagu 5-6 kuud enne see kampaania, hääletus, siis ka teine voor vajadusel 2 enim hääli saanud kandidaadi vahel. Nii käib see mujal maailmas ja me saaksime tuntud ja pädeva kandidaadi. Jah, et jääks ära sellised ämbrid, nagu oli Kersti Kaljulaidiga, et mitte keegi temast midagi ei teadnud ja pärast tuligi välja, et ta on täiesti sobimatu, et ta ei sobinud isegi Eesti Olümpiakomitee presidendiks, veel vähem Eesti Vabariigi presidendiks, aga jah, sellised musta hobuse leti toomised, ma loodan, et need on nüüd lõppenud, sellepärast, et me oleme saanud kõrvetada, aga teine asi veel, et kui me nüüd vaatame neid uuringuid, et kes on kõige populaarsem presidendikandidaat, jätkuvalt on kõige populaarsem presidendikandidaat Mart Helme, siis on tükk tühja maad ja siis tuleb Ülle Madise, see on veel tükk tühja maad ja siis tulevad need ülejäänud toredad kandidaadid alates Hannes Hansost ja lõpetades seal Indrek Tarandiga. No tehakse lihtsalt ka enese propagandat, et kui sa kuskil lased 3 sõbrale oma nime üles öelda, siis ajakirjandus kirjutab sinust lausa nädal aega, nii tore ju Hanso näitel. Siis, aga ma tahtsin öelda seda, et kes ikkagi tunneb, et see asi on liimist lahti ja leiab, et presidenti tuleks otsevalimiste teel valida, minge aadressile rahvatahe.ee ja andke seal oma toetusallkiri otsevalimistele. Ja ma lohutan sellega teid, et 30 aastat ootasime seda, kuni oli siis nii hallipassi omanikel kui Vene kodanikel kohalikel valimistel valimisõigus, aga näete, tegime ära ja tänu EKRE-le suuresti, muidugi tänu EKRE-le läks ka hallide passide siis hääleõigus järgmistest valimistest, kohalikest valimistest alates ära. Kui kaua pidime ootama, et pingutame, veename üksteist, toetame üksteist ja 10 aasta pärast, võib-olla 5 aasta pärast on meil äkki presidendi otsevalimised, näidake lihtsalt oma meelsust. No ütleme, et ka põhiseaduse muutmiseks, et võetakse mittekodanikelt hääletamisõigus ära KOV-i valimistel, ju oli ajendatud Ukraina sõjast, et võimalik, et praegune presidendi trall, mis on minu meelest juba ebaviisakaks muutunud, et ka see oleks võib-olla tõukeks selleks, et tehakse see muudatus ära, et president saab olema tulevikus rahva poolt valitud, et see oleks ainuõige, siis rahvas armastaks oma presidenti, mitte ei sõimaks ja ei irvitaks meie presidenti. Piinlikkust, ma mäletan, kui Toomas Hendrik Ilves purjus peaga nätsu närides laulupeol ringi tuikus, see oli piinlik. Ja sellist piinlikkust on olnud palju
ja pärast, kui isegi ei lähe nii täpselt nagu soovitakse, siis võib tõesti valija öelda, et no see oli meie valik ja läks nahka. Praegu võib öelda, et tagatoa intriigid ja noh, meisse see ei puutu ja meie ei saa otsustada ja ikka on parem anda rahvale otsustamisõigus ja ärme häbene seda, et meil oleks rohkem referendumeid, mida peavool ei kannata silma otsaski. Tuletame meelde abielu referendumi põhjalaskmist. Teeme seda, et oleks presidendi otsevalimised, teeme üldse seda, et demokraatias on rahval rohkem võimu, et kogu riik ei ole Reformierakonna tagatoas või nende musta rahastamise kassa kaudu üles ehitatud. Nii et veel kord rahvatahe.ee või näete mõnel laadal EKRE telki, siis andke sinna oma allkiri. Ja aitäh kuulamast ja kõiki häid huvilisi ootame 22. augustil Kulinale Vinni valla kodukohvikute päevale. Tere tulemast! Ja tere tulemast! Vestlussaade Vaba sõna. Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes.